ja see ilmselt koos sellega, kui ma Austraaliasse läksin. Kõigepealt oli see mõte väga hägune ja sai blogisid tehtud. Ja siis kuidagi kohtasin sellist inimest nagu Ed Petrone, kellel oli Petrone kirjastus ja kes siis meilis mulle, et võiks raamatu teha. Et täna me oleme siis kogunenud raamatu esitlusele, Minu Austraalia, et ma tõesti tänan, et nii palju huvilisi on meil siin kokku tulnud. Et pikalt kirjutatud raamat ja lõpuks see valmis sai. Ja, aitäh iga päeval. Laila ikka saab kappi. Näite au, aitäh tulemast. Kingigi Airile ka, ta endal ju ei ole kõma eksemptari kindlasti. Panen allkirja. Kindlasti ikka poole, jumal lahe tegelikult. Minu jaoks Austraalia oli väga ilus elamus. Aasta aega ringi käia, tööd teha ja tutvuda selle kultuuriga oli üks elu paremaid aegu. Kindlasti Austraalia väärib reisimist. Ja kõiki neid huvitavaid seiklusi, nagu näiteks kihutada 53 meetri pikkuse rekka kusagil kõrbetes. Siukest asja ikka ei oska uneski arvata. Mina näiteks ei teadnudki, et rekkad võivad 53 meetrit pikad olla, et Eestis vist väga ei või või mis. Kõik juba öeldud. Väga vägev koht tundub olevat, mis siis jääb palju madusid ja põhimõtteliselt kõik on kõrg. Austraalia on selline müstiline koht, et ma ei teagi täpselt, kas ma tahan minna sinna ikka. Ja samas nagu juhtsalt tahaks ka, et ma arvan, et ma pean ikka ära käima seal. Ise tahaks ka kunagi minna, kui võimalik on, et väga huvitav, seal palju punast värvi looduses. Niimoodi, aga muidu see on nii suur maa, et seal vahepeal tuli lennukiga lennata, poeg mul kirjutas ja ütles ja siis selle suure uhkesele punase mäe juurde ja no seal oleks muidugi vaja terve aasta vist elada. Lehvita ka Emmele. Lehvita. Emmel tuli raamat välja. Ta on väga sihikindel ja järjekindel ja tugevate tahtmistega, mis teda kindlasti elus aitavad ja edasi viivad. Harri on nii tore inimene, ta on nii seltsiv ja sõbralik, et temaga on nii lihtne suhelda. Kui mina olin temaga, siis mul oli nii lihtne koos teistega ka suhelda ja teisi sõpru leida. Ja, et Katriniga ütles selle juba, et me täiesti juhuslikult kohtusime ühes väikses Austraalia linnakeses. Ja täiesti juhuslikult üks kohalik raamatukogu hoidja ütles, et sellel tüdrukul on ka Eesti ID-kaart. Mis huvitav riik küll see on, millest keegi midagi ei tea. Igo Alir ütles, et ta hakkab raamatut kirjutama, siis see oli kuidagi iseenesest mõistetav, et ma olen seal sees, sest me olime niivõrd lähedased ja mis toimus tema elus, see peaaegu sama hästi toimus minu elus ja vastupidi. See on nii tore, see on nii mõnus tegelikult. Ma ei ole kunagi raamatus sees olnud enne. Minu nimi on Lana ja siis mina käisin koos Airiga Austraalias 2007. aastal. Et minu pilt siis esikaanele peaks minema, see lõi nagu näo särama. Et milline tunnustus, väga tore. Farmis me korjasime arbuuse, korjasime ananasse ja siis korjasime ka tomateid ja kartuleid ja mida iganes. Selles raamatus ongi need pildid, mis on meie
farmist tehtud. Siin on üks pilt meie esimesest palgapäevast. Siin on palgalipikud ja meie oleme nii õnnelikud siin, et saime neid esimesed, jah. See oli mingi $2200 või midagi sellist. Mina oma hingest olen, mina läksin Austraaliasse seiklema ja nägema ja kogema ja tegema kõike, mida ma ei ole Eestis teinud või mida ma üldse ei ole oma elus teinud. Et tema jaoks oli see saabumine, et ta saabus, ta leidis Hermini ja see oligi kõik. Ja see oligi see. See ongi see lugu, üks nendest lugudest. Tegelikult seal raamatus oli hoopis niimoodi, et need inimesed, kellest ma kirjutasin, leidsid hoopis minu üles. Mina lihtsalt elasin oma igapäevast elu Austraalias ja järjest kohtusin igasuguste uute ja põnevate tüüpidega. She had a really special place next to the childcare place where we take the babies, so it worked out really well. Like babies next door and then Irie's next door writing a book in a cafe with free Wi-Fi. It was great. Because free Wi-Fi in Australia is not common, so yeah, that was really good for her to be able to do that. How did I get like that? Congratulations. Another baby. Like a baby. Another book, you mean? You mean a birthday?